Kätte on jõudnud esmaspäev ja mina tahan Marti käest teada, mis täna? Nädalavahetusel käisin mina Twitteris, otsisin välja 6 lahedat tweeti ja küsin sinu käest, kellele võiksid need tweetid küll kuuluda? Mul ei ole Twitterit, nii et mul pole õrna aimugi. Nii et sina siis Twitterit ei kasuta? See on siis sinu jaoks möödunud ajastusasi või? See ei ole isegi kunagi minu ajastusse jõudnud. Ei ole sinu ajastus, nii et sa pole kunagi isegi tweetinud? Ma olen kunagi 2 kuud. Ma tean, et Toomas enne kilvas kunagi täis peaga lahmist Twitteris, et see on mul meeles. Aga vaatame, kes veel on lahminud siin. No vaatame, Genka kindlasti. Ma loen sulle ette tweedi ja annan sulle 4 vastuse varianti. Sina pead valima sealt ühe õige välja. Sul on võimalus kasutada siis 50-50. Siis on meil helista sõbrale. Ja loomulikult meil on ju publik ka siin. Jaa, stuudiopublik. Stuudiopublik, näita ennast, palun. Hello. Esimene tweet kõlab siis niimoodi. Ei mõista, miks paljud nii endast väljas on, et neil valentinipäeval oma Valentin ei ole. Samuti pole sul ju Aitsi ülemaailmsel Aitsi päeval. Valiku vastused. Kas seda ütles Paks Basilio, Sipelga 14, Paul Oja või hoopis 5 miinust? 5 miinust. Miks sa arvad, et 5 miinust just pakkus? See on suhteliselt brutaalne ja suhteliselt nagu äärmuslik võrdlus. Ma ei kujutaks ette, et Paul Oja seda teeks. Genka võib-olla Sipelga 14, võib-olla, aga pigem mulle tundub, et see võiks olla 5 miinuse sulest. Ma isegi ei tea, kas nüüd Twitter on. Vastus sinu poolt vale. See on siis tegelikult retweet Sten VVlt, aga seda retweetis ei keegi muu kui Paks Basilio ehk Genka. Aga see ei ole ju tema tweet, sellepärast, et ta on retweetinud. Aga see oli väike loophole seal, mis ma ütlesin, sest et tema Twitteris ma selle leidsin ikkagi. Tweet number 2. Kui mina tulen, hoiad sina oma piibu ja prillid. Kas selle on kirjutanud? Väike Pede ehk siis T-Max. Kes kurat see veel on? See on üks YouTuber, kes siin oli niukene T-Max. Kreks 124 ehk Gregor Lillemets, Märt Koik või Mihkel Raud. Mihkel Raud. Mihkel Raud, pakud, et Mihkel Raud. Ma pakuks, et kas Mihkel Raud või Märt Koik. 50-50 võtan. Alles jäävad Märt Koik ja Kreks 124. No siis on Mihkel Raud. Ei, alles jäävad Kreks 124 ja Märt Koik. Siis on Märt Koik. Vale vastus. No, Kreks, jah. Kreks oli see, kes arvas, et kui tema tuleb, siis kõik peavad hoidma oma piipu ja prilli. Me olime lihtsalt valel ajal õiges kohas. ... Kas selle on tweetinud? Carlos Kolk, Martin Lapin, Maria Rannaväli või hoopis Marti Hallik? Täiesti suva, kes? No mis seal ikka? Läheme aga järgmise juurde edasi. Vahemärkuseks ka, mängige ise kaasa ja andke kommentaarides lõpus märku, kui palju teie õigesti arvasite. Mul on skoor siiamaani 0. See suvi läks nii ruttu, et lausa nutt tuleb peale. See on mingi alaealise kirjutatud. Selle on kirjutanud Erna Kusko. Ta on alaealine suht minu arust. Liina Ariadne Pedanik. No, napilt täisealine. Maria Rannaväli. Tatikas. Või siis hoopis Kreks 124 jällegi. See suvi läks nii kiiresti, et nutt tuleb peale. Just. Seda võis öelda Liina. Ja, Liina ütles seda 2015. aastal. Nii et... See kõlab väga tütarlapselikult ja noore tütarlapselikult. Just need, kui me võtame, et praegust on 2018. See oli 3 aastat tagasi. Mis ta see oli 10 või? Igal juhul. Järgmine tweet. Ma olen võib-olla hetkel tiba tipsi, aga man, me peame hoidma Lenna Kuurmat. Nii ilus inimene ja andekas laulja. Kas seda ütles? Carlos Kolk, Hensu Kusta, Huugaja või hoopis Paks Basilio? Tead, see on natukene siuke pugemine selle tweediga, ma leian. Ja ma julgen oletada, et niimoodi pugeda oskaks Hensu Kusta. Esimene õige vastus, tõesti. Ei ole esimene, teine, Liina panin ka pihta. Jaa, teine juba. Vaikselt juba hakkab minema. Lähmegi viimase juurde. Sa ei saa öelda ju, et Hitler on halb mees. Sa ei tunnegi teda ju. Kas need juud olid seal kirjas? Jaa. Siis on jällegi mingisugune YouTuber laps on selle kirjutanud ilmselt. Kas selle on kirjutanud Chris Kärner, Märt Koik, Joosep Järvesaar või hoopis Huugaja? Huugaja. Joss seda kindlasti ei kirjutanud. Nii. Märt Koik seda kindlasti ei kirjutanud, sest et juud ei ole minu arust Märdi kirjakeelt. Ma tahan öelda, kas Huugaja või Chris Kärner. Mu esimene valik oli Huugaja, siis ma ei teagi, kes Huugaja on üldse. Ma võtaksin Huugaja. Igal juhul, jällegi vale vastus. No, väga mõnus. See on siis Joosep Järvesaare ainuke tweet, mis tema Twitteris asub.
Mis aastas see on 2013 või? Võime uuesti vaatame kiiresti igaks üks üle ära, mis aastas see on, aga... Ma arvan, et see on väga vana. See on väga vana tweet. See on väga vana, sest et Juu teema ei ole ka Joosepi teema absoluutselt. Nagu näed, siis... 2013, see on 5 aastat. 23. augustil. Okei, Joosep üllatas mind. Aga kuna sul on ikkagi selline olukord, et sa oled niisugune 2 õigesti, ma pakun sulle välja bonus tweet. Davai, viigistamise võimalik ennast läbis päästa. Ma ütle, ma ei anna sulle, sa pead ise mõtlema välja, kes selle tweeti nüüd on. Nii et ma ei anna sulle isegi vastuse variante ja sina võtad selle välja. Vanalinnas toimuva alkoholimüügipiiranguga tõestas Edgar, et ka ühe jalaga saab edukalt ja valusalt munadesse lüüa. Oh my god, ma tean, ma olen seda kuulnud isegi seda lauset, et seda on öeldud, kas see on avalik õllu tegelane. Aga see kõlab hullult Sten Pedarilikult muidugi. Aga kes seda võis öelda? Seda ilmselt, seda ütles mingisugune poliitik. Ütles poliitik? Ma ütle mitte midagi. See ühe jalaga munadesse. Ma mäletan, et seda see käis läbi mingi, kus oli see Shootersi ja kogu muu see kamma ja seal vanalinnas. Kes seda võis öelda? Kes seda võis öelda? Appi jumal hoidku, kes on mahlase suurgiga? Juku-Kalle Raid. Kas sinu viimane vastus on Juku-Kalle Raid? Ma pakuks Juku-Kalle Raid. Selle tweedi on teinud ei keegi muu kui Lauri Pedaja. Nii et see tweet on sinu enda tweet. Päriselt või? Nii et... Seriously? Ja just. Kohe otsime selle siit välja, kuidas... Oh my god, ma olen tweetinud kunagi. Mul on seal mingid asju veel ju. 2015, oktoober 22. Sul oli päris palju neid. Minu meelest kõige parem mulle meeldis see. Kuradi raha ei haise. Vaesed haisevad. Tõsi ta on. Kui sina ei taha haiseda, siis vaeta subscribe'i, like pane ka. Ja meie näeme juba homme. Ciao. No nii. Homses osas. Ei, tõest üks häälega talust. Sinine vilkur.